Olen klassi kokkutulekul ja ametlik see eputamise ring on tehtud ja vestlus on läinud teemale, mida keegi lähitulevikus teha plaanib. Ja klassivend Hendrik ütleb, et jah, et Arno on raudselt see vend, kellel on täpselt teada, mida siis kõik 5 aasta pärast saavutatud on. Ja too hetk ma tundsin natukene piinlikkust. Mul ei olnud selget suunda. Ise tegelen igapäevatöös isikliku produktiivsuse õpetamisega, aga endal pole selget sihti, kuhu ma siis välja tahan jõuda. Tundsin, et neid asju, mida ma peaks tegema, on nii palju. Peaks rohkem puhkama, peaks efektiivsemalt tööd tegema, peaks rohkem lastega, lähedastega aega veetma. Ja neid unistusi ja mõtteid on nii palju, mida ma tahaksin teha. Aga missugust elu ma siis konkreetselt elada tahan? Ja ma otsustasin, et nii enam ei saa. Ja 1. jaanuar 2021 seadsin mina endale põhjaliku isikliku elu visiooni. Ja video lõpus jagan sulle ka konkreetsed punktid, mis aitavad sul enda visiooni loomisega algust teha. Ja milline see isiklik visioon siis ikkagi välja näeb ja mis see on? Olulisem sellest, et sul oleks mingisugune konkreetne hästi lihvitud lause, on see, et sa kujutaksid ette oma elu tervikuna. Ja kuidas seda siis defineerida? Visioon on inspireeriv pilt tulevikust. Ehk siis paned silmad kinni, mõtled, missugune su elu välja näeb 5 aasta pärast. Ja see ongi visioon. Eriti suure kasu saad siis, kui mõtled visiooni läbi erinevate eluvaldkondade kohta. Näiteks, missugune on minu puhkuserütm? Ja mis tegevusi ma puhkuse ajal teha tahan? Missugune näeb välja minu suhe oma kaaslasega või lastega ja nii edasi. See aitab sul hoida elu tasakaalus ning pürgida just enda unistuste elusuunas. Kui mina oma visiooni seadsin, siis mul oli pigem raskem aeg. Teine laps oli mõned kuud tagasi sündinud ja kõik senised sellised head tervislikud rütmid, olid nagu nad olid. Ja kui ma mõtlesin, et milline võiks olla tulevikus hea trennirütm, siis ma leidsin, et ma tahaksin teha trenni 4 korda nädalas. Aga tol hetkel lihtsalt mitte kuidagi ei jaksanud. Samas ma teadsin, et 2 korda nädalas, näiteks 30 minutit, ma tegelikult suudan. Ja selle väikse sammu tegemine aitab mind tulevikus oma ideaalse trennirütmi poole. Ja see ongi vist minu jaoks sellise seadmise puhul olnud kõige suurem võit. Ma sain aru, et ma tegelikult saan natukene vähendatud kujul juba praegu elada täpselt sellist unistuste elu, mida ma tahan elada. Ja mis minu jaoks on veel eriti põnev oli see, et ma teadsin, et mul on see siht ja ma saan väikeste sammudega liikuda selle tervikliku, tähendusrikka ja mõtestatud elu suunas. Ja kui sa enda visiooni sead, siis sa võid seda teha lahtikirjutusena, nagu mina tegin, aga võib-olla sa tahad hoopis seda kas joonistada või teha näiteks videona. Kui sa visiooni seadma hakkad, siis jälgi, et oleks täidetud mõned punktid. Esiteks, visioon oleks kirjutatud erinevate eluvaldkondade kohta. Teiseks, visioon on kirjutatud nii, et tegu on reaalsusega. Ehk siis väldi sõnu nagu tahaks või oleks, vaid päriselt nii, nagu asjad juba on. Kolmandaks, vali välja konkreetne kuupäev, mida sa kirjeldad. Näiteks Michael Hyatt soovitab, et see võiks olla umbes 3–5 aasta pärast. Neljandaks, kui oled kirjutanud, siis loe ja küsi endalt, kas see visioon on minu jaoks põnevust tekitav, pingutama panev ja päriselt siis nagu endast sõltub enda kontrolli. Ja viiendaks, on oluline, et sul oleks endale pandud regulaarne meeldetuletus, et sa siis vaataksid seda kirja pandud visiooni üle ja mõtleksid, et kas mu elu päriselt vastab sellele ja vajadusel kohandaksid seda. Minu soovitus on see, et võtta enda jaoks üks mõnus puhkushetk ja loo keskkond, kus tunned ennast eriti hästi ja hakka siis unistama. On tegelikult väga mõnus sellist asjaga läbi teha. Selleks, et sul seda natuke kergem teha oleks, panin kokku ühe sellise PDF-i. Siin on erinevad eluvaldkonnad koos siis mõnede suunavate küsimustega, mis aitavad sul seda enda jaoks päriselt läbi mõelda. Video kirjeldusest leiadki selle lingi, kus sa selle endale meelile saad tellida. Ja et elada unistuste elu, tuleb esmalt teada, mis see sinu jaoks päriselt tähendab. Edu selle läbimõtlemisel ja kirjapanemisel.